tühja lapse kõrval. Esimene jaanuar 2010. 2009. Ma hakkasin mõtlema, et mis mind 2009 kõige rohkem nagu mõtlema pani. Ja mis oli nagu märksõna. 2009, ma peaks ütlema, oli märksõna lollus. Varem ma panin tähele nimelt seda, et lolli juttu ajavad sageli poliitikud ja ma sain aru, et nad ise tegelikult ei ole lollid. Lihtsalt ebaadekvaatset, rumalit, ebaloogilist juttu. Jah, ja ma sain aru, et nad ei ole lollid, aga nad mängivad lolli, et rahvast lollitada. Ja see on neil ka õnnestunud, sest rahvas usub endiselt hämmastaval kombel poliitikutesse, mida näitasid ka 2 valimised, millel oli väga suur osalusprotsent ja kus osalesid ikka vanad head samad poliitikud ja nad said oma hääled kätte ja see tähendab seda, et rahvas ikka usaldab poliitikud, kelle eesmärk on neid ütleks niimoodi pidevalt lollitada. Nii, aga see aasta ma panin tähele, või 2009 panin tähele, et lolli juttu, täiesti rumalat, täiesti ebaadekvaatset, tõde eiravat juttu räägivad ka teised inimesed, kes nimetavad nad spetsialistideks. Viimati kusagil vist 30. detsembril kuulasin Kuku raadios saadet, kus oli Toomas Luumann ja Juhan Parts ja Toomas Luumann, eks ju, Parts on poliitik ja tema ajas sellist poliitiku juttu suht kobalt. Aga Luumann on nagu majandusinimene ja ta rääkis ikka väga rumalat juttu minu meelest. Või mitte rumalat juttu, kes lolli juttu. Sellist hämmastavalt naiivset tõde ja eiravat juttu. Lolli juttu rääkisid peamiselt majandusinimesed, kuigi ka kultuuriinimesed kippusid langema sellesse kiusatusse, et ajada sellist suvalist plära välja, et olla, ma ei tea, populaarne või ma ei tea, whatever. Aga majandusinimesed eriti just arvasid, et nad on kõvad tegijad või võivad ajada idiootliku plära. Eriti paistis selle muidugi silma Äripäev, kes on ikka rumalat juttu ajanud juba läbi aastate, aga Äripäeva tegelased seal ikka, ma ei tea, see on ikka hämmastavad. Aga ka teised majandusinimesed, ja miks ma ütlen nii enesekindlalt, et nad ajasid lolli juttu, sest et ma arvan, nad ei ole rumalad inimesed. Ja nad peaksid aru saama, et majanduskriis ei seisne ainult selles, et ma ei tea, Rootsi pangad ei anna raha ja ma ei tea, mis iganes. Majanduskriis on väga sügavalt lihtsalt sügavatel, aga lihtsatel põhjustel siin maailmas praegu üldse. Peamine põhjus on see, et Euroopa ja läänemaailm üldse loobub tootmisest, töö tegemisest ja üritab seda kupatada Hiina kaela. Hiinas toodetakse praktiliselt kõik asjad, vähemalt praegu kõik plastmassist asjad, varsti ka kõik metallist asjad, mis me kasutame. See ei ole normaalne olukord. Ja see ei ole ka loogiline olukord. Ja see pidigi lõppema kriisiga. Sest et ei ole võimalik, et ma ei tea, kust tuleb mingisugune müütiline raha Euroopast. Euroopa annab selle müütilise raha Hiinale, kes siis toodab asju, teeb tööd. Euroopa ei ole siin ma ei oska tõesti. Euroopa ei ole mingi naftarikas ega maavarade rikas piirkond enam tänapäeval ja kuskilt maasest seda raha ei võeta. Arvestades veel seda, et
et palju see raha, mida on siin palju laenatud ja mille eest on ka palju ostetud. Hiina asju on ka Hiinast laenatud. Et see on mingisugune juba kahekordne absurd juba. Aga noh, muidugi sellest siin Eesti majandusspetsialistid üldse ei räägi, vaid ajavad ikka siis lolli iba suust välja, et eriti see praegu see eurosk, mis on muutunud juba täitsa jaburaks, arvestamata sellega, et noh, et paljud teised, mõned teised Ida-Euroopa riigid juba omavad eurot, me ei ole üldse siin mingi, ma ei tea, pioneerid, mis neist ikka nii väga. Muidugi ma just hakkasin uurima, mis siis aasta tagasi umbes, või detsembris 2008 räägiti. Ja see ajas mind õudselt naerma see, et toona, et olid ennustused hästi võrreldes reaalsusega väga sohtid või tollal need ei tundunud, aga Edgar Savisaar ütles juba sügisel, et asjad on halvemad, kui öeldakse, aga siis ta sai kommentaariumites muidugi ilgelt sõimata. Lõpuks tuli välja, et tal on siis õigus. Aga see on praeguseks juba unustatud. Ja noh, mind ajas naerma hiljuti siin räägiti, et ennustati, ma ei tea, et me kardeti hullemat või kardeti isegi katastroofi nagu Äripäeva omad seal jälle jahusid. Mina küll ei vaatasin täpselt internetist järgi, mina küll ei märganud, et seal mingi katastroofi oleks keegi kartnud või uurinud või midagi sellist või noh, aasta tagasi näiteks, et mingisugust erilist katastroofi oleks keegi ennustanud. Et ja kusjuures väga huvitav on see, et kui tollal ennustati majanduslanguseks 2 ja midagi sellist protsentiga, ma ütlen aasta tagasi, siis ka praegu ennustatakse majanduslanguseks 2%, et see on väga huvitav selline ajalooline sarnasus iseenesest. Ma ei tea. Aga noh, see on see tüüpiline, et kui me nüüd algse teema juurde tagasi tulla, siis lolluse teema peale, siis jah, noh, et iseenesest võivad inimesed, sellised tüübid, kes niimoodi lolli juttu ajavad või tahavad apelleerida, et nemad on idealistlikult naiivsed või midagi sellist, mis muidugi vasta tõele, ükski poliitik ei ole idealistlikult naiivsed, mitte ükski poliitik ei ole, kes vähemalt on poliitik juba riigi tasandil, et aga ikkagi minust on see ikkagi väga väärtelik, et mängivad lolli ja minu meelest on see väga selline ohtlik ja selline nõme käitumisviis. Et sa võid lolli mängida ja pärast öelda, et jah, sa olid naiivne aga see on ohtlik ja selline äärmiselt nõme ja väga kahtlaste eesmärkidega käitumisviis. Mis puutub Eestisse, siis olukord on selles mõttes üpriski sant, et ma ei tea, mida me nüüd edaspidi tegema hakkame. Ja noh, ma ei tea, praegu küll ei tea, miks peaksid Skandinaavia investorid uuesti tulema siia midagi eriti üles ostma. Väga vähe on üles osta jäänud ja midagi arendada. Jah, et ma olen lugenud korduvalt seda fraasi, et sajandi-vahetusel siis Skandinaavia investorid siiski lükkasid kriisi, umbes sügavat kriisi 10 aastat edasi, aga nüüd on see 10 aastat möödas. Ja nüüd ma ei oska nüüd öelda, mis nüüd saab siis. Selles mõttes oleksin ma küll väga nagu pessimistlik. Ja ma tahaksin tõesti nendel bluffivatelt lolli juttu rääkivatelt ja majandusinimestel ikkagi teada. Ikkagi tõde. Aga noh, seda on muidugi palju oodata.